Tere! Eelmisel nädalal õppisid sa sulghäälikuid ja sulghääliku pikkust. Tuletame kõigepealt meelde, mis olid need 6 sulghäälikud. Just nii, K, P, T ja G, B, D. Eelmisel nädalal õppisid sa ka sulghääliku pikkust. Tuletame ka selle meelde. Lühikese sulghääliku kirjutame ühe nõrga sulghäälikuga. Näiteks kabi, lagi, kade. Pika sulghääliku kirjutame ühe tugeva sulghäälikuga. Ratas, pakid, lepad. Ja ülipika sulghääliku kirjutame 2 tugeva sulghäälikuga. Lõppes, kattis, kukkus. Täna räägime aga sellest, kuidas tuleb ülipika täishääliku ja täishääliku ühendi kõrvale kirjutada sulghäälikud. Tuletame aga kõigepealt meelde, mis olid need 9 täishäälikut. A, E, I, O, U, Ö, Ä, Ö, Ü. Just nimelt, 9 tükki nii tuligi. Ja täishääliku ühendiks nimetati siis seda, kui 2 erinevat täishäälikut on kõrvuti. Seda me õppisime teiega juba 2. klassis. Aga nüüd ole hea, kuula ja mõtle kaasa ja katsu ka võimalusel kirja panna järgnevad sõnad. Vaipa, seepi, sõita, tiiki, taipama. Kas nendes sõnades oli sulghäälik lühike, pikk või ülipikk? Loen korra veel. Vaipa, seepi, sõita, tiiki, taipama. Sulle tundub ja ka mulle tundub, et me kuulame justkui ülipikka sulghäälikut. Kuid tegelikult kirjutame nendes sõnades kõik sulghäälikud ühekordselt. Ehk siit tuleb ka meie tänane reegel. Ülipika täishääliku või täishääliku ühendi järel kirjutame ülipika sulghääliku 1 tähega. Ehk siis täishäälikud, kui neid on 2 ühesugust kõrvuti või 2 erinevat kõrvuti, siis nemad lepivad ainult sellega, et 1 tugev sulghäälik on nende kõrval. Kuigi me loeme justkui nagu oleks 2 tükki.